Vaatsin paadiski kreega, kui kaugel seisab Saaremaa. Esmakordselt 18 aasta jooksul lõpetati Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja hooaeg Saaremaal. Saaremaal ei kasva muud, kui kadakad ja koosepuud. Eesti vanima ja suurima rattamaratonide sarja kavas olnud Saaremaa Karujärve rattamaraton toimus aga üldse 8. korda. Estonian Cupi hooaeg avati kenalt suvepäeval mais, kui sõideti Põlevkivi rattamaraton. Alutaguse metsades toimunud mõõduvõtul väisati nii vana Põlevkivi karjääri kui ka kuulsat Kuremäe kloostrit. Võidu võttis mullune sarja üldvõitja Gert Jõeäär, Peeter Tarvise ja Raido Saare ees. Juuni alguses koguneti Valgehobusemäel. Hooaja ehk ühe kõrgetaselisema sõidu võitis meie hetke rattamaratonide üks tugevamaid mehi, Itaalia klubis pedaale väntav Peeter Pruus. Gert Jõeäär kaotas pea 2 minutiga, aga ometi suutis edestada ta väga tugevaid lätlasi, Oskar Smuisneksi ja Martin Splumsi. 2 nädalat hiljem kohtuti Jõgeva külje all Kuremaal, 11. Kalevipoja rattamaratonil. Loomulikult vallutati legendaarset Laiusemäge ja nauditi Eesti Viljaaida maastikuvõlusid. Oma elu esimese rattamaratoni võidu võttis üllatusmees Kirill Tarassov. Tihedas heitluses sai 2. koha Martin Laas Raido Saare ees. Juuli 1. laupäeval koguneti Raplamaal. Ideaalne suveilm oli justkui rattasõiduks loodud. Oma tugevust tõestas taas Gert Jõeäär, kes lõpuks sõitis teistel lihtsalt eest ära. 2. tuli Raido Saar, 3. Sten-Erik Ottender. Pärast 4-aastast eemalolekut Estonian Cup sarjast võeti ette juuli lõpus taas kord Elva rattamaraton, mis toimus juba 18. korda. Kogenenud ratturile juba hästi tuntud kiired teed tõid finišijoonele korraga 2 tiimikaaslast Como Veloplussist. Seekord jättis Gert Jõeäär võidu Peeter Tarvisele, kes kokkuvõttes vääris seekord võitu enam. 3. oli Josten Vaiden. Esmakordselt toimus Haukalaada rattamaraton võistluskeskusega Antslas. Kohe kuulsa laada suure melu külje all. Rada kulges paljuski Karula rahvuspargi metsateedel. Kiiretel teedel näitas mullune maailma parim U23 mees, millised on tema võimed ning võttis finišiheitluses kindla võidu Gert Jõeääre ja Peeter Tarvise ees. Reeglina augusti lõpus, septembri alguses toimuv Jõulumäe rattamaraton on muutunud juba omamoodi klassikaks. Seekord sõideti seda juba 19. korda. Kui Martin Splums muutis oma 4. koha Valgehobusemäel võiduks juba Antslas, siis nüüd võttis võidu Valgehobusemäel 3. olnud Oskar Smuisneks. Juhtus harukordne lugu, kui terve esikolmiku moodustasid lätlased. 2. oli Ivar Prokofjevs, 3. Dmitri Sorokin. Parim eestlane oli 4. tulnud Kaspar Austa. Hooaja 7. sõidul 4. koht. Olemegi jõudnud tänapäeva. Üle 630 ratturi on kogunenud Eesti ühte kaugeimasse punkti, et võtta üksteiselt mõõtu ja nautida kena sügisilma rattaseljas keset loodust. Ehkki registreerunuid oli märkimisväärselt enam, siis just nii paljud jõudsid Karujärve kämpingus olevale staadionile eri distantside starti. Nagu sel hooajal tavaks, sõideti 3 pikemat maad. Hawaii Expressi GP, Gardena maraton ja algajatele ning noortele suunatud Fruit Expressi poolmaraton. Lastele alla 10 eluaasta on veel omad Põltsamaa lastesõidud.
Eesootav sõit viib ratturid Karujärve äärest endisele Tejevi nimelise raketibaasi territooriumile. Loomulikult sõidetakse mere ääres panga peal ja läbitakse kohalikke metsi ning karjääre. Siin saab näha kõike seda, mis on Saaremaa loodusele iseloomulik. Kolmandik sõidust on kruusateid, kolmandik metsateid ning kolmandik singleid, külateid ning suusaradu. Kartma ei pea ka väga tasast maad. 67-kilomeetrisel GP rajal selgub kokkuvõtvalt ka Estonian Cup rattamaratonide sarja tänavune üldvõitja. Head variandid olid Gert Jõe äärel. Tal on koos 6 arvesse minevat sõitu, kuid Kalevipoja rattamaratonil tabanud ebaõnn tähendas tookord 113. kohta. Teoreetiline šanss on ka Peeter Tarvisel, matemaatiline Kaspar Austal. Kaarte segab maanteel hea hooaja teinud Aksel Nõmmela, kes viimati startis siin sarjas 4 aastat tagasi võiduga Elvas. 5. mehena on juhtgrupi pressinud end Sten-Erik Ottender. Pärast lõike raketibaasi territooriumil ja mere ääres selgitati 36. kilomeetril Kõõru külaplatsil Küüslaugu festivali vahefiniši võitja. Aksel Nõmmela ründab. Sellele ei suudeta vastata ning nii läheb talle siit ka võit. 2. Sten-Erik Ottender, 3. Peeter Tarvis. 4. Kaspar Austa eest 1 punkti noppinud Gert Jõeäär oli aga kindlustanud aktiivseima ratturi üldvõidu juba varem ning tänane kuidagi seise enam ei muutnud. 6 kilomeetrit hiljem tõusunukil näitas Gert Jõeäär teistele kandu ja kui ta jõudis varjakale killustiku karjääri, oli tema edu jälitajate ees juba peaaegu 2 minutit. Siit oli lõpuni minna veel 18 kilomeetrit. Ilmselt ka Como Veloplussi võistkonnakaaslased Tarvis ja Ottender ei näinud ülearu palju vaeva tema püüdmiseks. Jälitajaid oli endiselt 4. Kaspar Austa, Peeter Tarvis, Aksel Nõmmela ja Sten-Erik Ottender. Et nende edu Marku Ainsalu, Raido Saare ja Oskar Niisu ees oli kahanenud minuti pealt vaid paarikümnele sekundile. 10 kilomeetrit enne lõppu võttis Gert Jõeäär uhkes üksinduses võidu ka Europargi mäefinišis. Vahe jälitajatega oli kasvanud 2,5 minutile. Mäefiniši võiduga kindlustas ta endale Europargi mäekuninga tiitli ka hooaja kokkuvõttes. 2 jälitavat gruppi olid siin moodustanud juba 1 ja suurema grupi. Peeter Tarvise 2. koht tähendas, et mäekuninga kokkuvõttes kaotas ta Jõeäärele vaid 1 punktiga. Tarvise selja taga 3. ja 4. said oma esimesed punktid ka Aksel Nõmmela ja Oskar Nisu. Hooaja peale kokku oli mäefinišide punktisaajaid suisa 17. Grupis oli ka Saar, Ainsalu ja Ottender. Väikese vahega oli maha jäänud sarja 6-kordne tšempion Kaspar Austa. Finišis polnud loomulikult kahtlust. Võitjana triumfeeris hooaja 3. etapi võiduga Gert Jõeäär. Ühtlasi suutis ta sellega ka mullust esikohta kaitsta ja saab veel oma nägu hooaja stardikangalt vaadata ka terve järgmise aasta. See tähendas, et GP distantsi 4 võimalikust liidrisärgist võitis ta hooaja kokkuvõttes 3. Vaid Hans Krohe kiirenduskilomeetri oma jäi võtmata, sest selleks oleks pidanud osalema kõigil 8 etapil. Mäletatavasti puudus Gert Jõulumäelt, kuna sõitis Balti keti velotuuri. Parimaks kiirendajaks osutus Anti Arumägi, naistest Maris Kaarjärv. Üle poole maad sõitsime 5 koos, aga kuna meil oli seal 2 niisugust suht terava jalaga sprinterit, et siis ma rada ei teadnud, arvasin, et äkki ei ole väga palju kohtsi, kus neid maha raputada lõpus ja siis kohe niisugune 25 kilomeetrit lõppu juba hakkasin panin korraks gaasi tõusu peal ja siis
siis saingi eest ära ja siis ei olnud enam midagi, et pealenks veel lõpuni. Ma ootasin, et niisugust kiiremat rada, aga tegelikult oli niisugune väga lahe, et oli niisuguseid huvitavaid kohti ja singleid, et väga positiivselt üllatused. Et sarja üldvõit pluss etapid läksid ka päris hästi, et enamus oligi mul esimesed ja teised kohad ainult, et igati väga hooaeg. Tagantjärgi, kuidas sa seda konkurentsi siin sarjas hindad? Konkurents oli ikka tihe, et nagu kas või mul, et mul oleks üks etapp aia taha ja oligi niisugune jäigi viimase etapi peale alles see asi, et sinna tuleb ikka iga etapp kindla peale kõvasti sõita. Teise koha võttis sarja üldarvestuseski teisena lõpetanud Peeter Tarvis. 3. oli Raido Saar. Täpselt sama esikolmik, mis hooaja avaetapilgi. 4. tuli Marku Ainsalu, 5. sprintis end Sten-Erik Ottender Aksel Nõmmela ees. Naistest käis täna tihe rebimine võidule. Esikoha sai Janelle Uibokant Grete Steinburgi ja Mari-Liis Mõttuse ees. Steinburg sellest aga tuju häirida ei lasknud. 5 etappi võitu varasemast tähendasid taaskord kindlat üldarvestuse võitu. Võib päris rahule hooaega jääda, et mitte ainult selles sarjas, vaid ka teistes sarjades ja üldse, et üks võit jäi Eestis võtmata, et terve hooaja jooksul, et täna, et aga väga hea hooaeg ja ma olen tõsiselt rahul. Sa oled käinud lisaks Eesti sõitudele ka ju päris palju isegi välismaal sõitmas käinud, et näed sa sellist ka nagu potentsiaali siit kodumaalt järjest enam välja murda? Ja kindlasti, et väljas tuleb käia, et see annab kindlasti nagu väga palju juurde ja teeb tugevamaks, et ma loodan ka järgmine hooaeg palju välja saada. Mis eesmärgid järgmiseks aastaks siis laias laastus paika seatud juba on? Ma tundsin, et see hooaeg ma tegin päris korraliku sammu edasi, et ma tahan teha veel ühe sammu edasi, et ma olen võimeline juba tiitlivõistlustel väga kõrgetele kohtadele sõitma. Oskad sa juba öelda ka, et kui kõrge see koht võiks olla tiitlivõistlustel, siis see Euroopa meistrivõistlustel, maailmameistrivõistlustel? Euroopakatel on kindel top 10. Gardena maratonide üldarvestuse võitis Kristjan Savisik. Ruit Ekspressi poolmaratonide oma Romet Pajur. Põltsamaa lastesõitudel käis hooaja jooksul läbi sadu ja sadu lapsi esimesest eluaastast 10. eluaastani. Loomulikult vastavalt vanusele olid ette nähtud ka sõidudistantsid. Kuni 10-aastaste seas peeti ka Põltsamaa liidrisärgi arvestust. Üldvõidu olid taganud poistest Sebastian Suppi ja tüdrukutest Loorel Lemlo. Täna olid mõlemad taas ka stardis ja kinnitasid oma staatust. Sebastianil läks see küll üle kivide kändude, kuna tema paremus Markus Aleksander Saare ees selgus alles fotofinišis. 2 noormehe järel tuligi juba üle finišijoone parima tüdrukuna Loorel Lemlo. Mulle õudselt meeldis, kõige rohkem meeldis Pärnu maakonnas on see Jõulumäe ja see, kui ma sellest räägin, siis see emotsioon on nii äge just sellepärast, et see Jõulumäel on nii palju siis singlit ja mäest üles, sa nagu pingutad on ja siis jälle mäest alla, samas on minu puhul on see, et ma näen, et ees on keegi, siis ma püüan talle järgi minna ja tegelikult, ütleme, minu jaoks on see põhipoint ikkagi see, et sa sõidad metsas, sa sõidad looduses. Täna oli ka, ma nägin mitu korda, kus olid seened ja siis tekkis kohe siuke tunne, et sõidame maratoni ära, tuleme tagasi, et kukeseened olid just seal minu meelest, et just see loodus ja siis samamoodi Hiiumaal sõitsime, Hiiumaal oli Marimetsa kapp, siis on mustikad, et jälle vaatad, et nii äge on see. Ja täna oli tuul hästi toredasti, et ei kiusanud, ei olnud vastutuult, vaid oli just kas külje pealt või selja tagant, nii et väga äge oli. Ma sõidaks veel ühe korra. Kuigi see oli 67 kilomeetrit, aga ma sõidaks veel, nii äge oli. Looduses, metsas, just see, et on ju teine variant on sõita ju maanteel. Mul on tegelikult endal täitsa maanteeratas ka olemas
ja ma ei ole see aasta veel ühtegi korda selle peale istunud, sellepärast et just see mets ja see, kuidas sa laskud ja kõik mere ääres ja see kõik on nii äge, see on nii äge. On täiesti leid, mul tuju, kui ma pole käid. Ja sa rolli muda sees, uniks uued väged tossud on sul muda sees. No ilus rada esiteks, ilm esiteks täna juba väga hea ja väga ilus rada, et selles mõttes nagu visuaalselt ja vaatamise mõttes viimase peal. Natuke raske võib-olla lõpp, et 10 kilti oleks võinud lõpus lihtsam olla. Eesmärk mina sõidan lihtsalt trenni pärast enda lõpuks, et mina kohta ja aega taga ei jää selles mõttes, et vaadata loodust. Täpselt nii. Olete kohalik mees või olete kaugemalt tulnud? No päris kohalik pole ju. Kuressaare poolelt. No ikka päris kaugelt siis tuldud, jah? Saaremaalt ju tuldud, pole siin kaugelt midagi. Kuidas saarlased sellisele rattaspordiüritusele vaatavad, et on nagu tore kodus sõita või? Loomulikult on. Jah, ei saa siin öelda midagi. Väga hästi korraldatud teema ja rada ja. Mis saarlased ütleksid sellise sõidu peale? Mis nad ikka öelda oskavad? Oli kena? Kena kindlasti. Just. Kuidas saaks ma oma elu nõnda vedada, et üks kogu elu lõpuks maale vedada. Ma hakkas everyday, olen makas, ahjus küpseb oma leib. Ja sa rolli muda sees, uniks uued väged tossud on sul muda sees. Mis mul öelda täpselt on siin, ega ei oskagi midagi, kõik oli väga äge ja sõit oli väga raske ja jalad krampis ja aga naeratus on näol? Jaa, ikka. Kuis nii? No selles ma olen juba nendega harjunud krampidega, nii et ei ole probleem sõita, nii et puhas nauding juba nii. Olid esimest korda siin Saaremaal siis sõitmas? Jaa, esimest korda. Kuidas mulje jäi, mis tunde tekitas? On ta erinev? Väga lahe, väga ilus loodus ja rohkem vaatasin ringi, kui sõitsin. Uniks uued väged tossud on sul muda sees. Ja sa rolli muda sees. Uniks uued väged tossud on sul muda sees. Ja sa rolli muda sees. Uniks uued väged tossud on sul muda sees. Kui nüüd aus olla, siis sellise ratta selles ma olin see aasta esimest korda. Et mul läks niimoodi, et sõber kinkis selle võistluse mul sünnipäevaks. Sünnipäev oli juunikuus ja peale seda ma arvan, pole ühte korda rattaga sõitnud, aga väga mõnus oli. Suur aitäh, Aigar, selle kingituse eest. Jõudsin ilusti lõpuni, kõik läks hästi. No ma saan aru, et emotsioonid on nagu kuidagi väga positiivsed. Ei, absoluutselt, ilus ilm ja suurepärane, et kõik läks hästi. Uniks uued valged tossud on sul muda sees. Ja sa rolli. Oli siis äge? Ei, absoluutselt. Mis on raja pealt meelde jäi? Raja pealt meelde? Teatud sellised keerulisemad lõigud, kus oled õnnelik, et tuled nendega toime ja kui ikkagi mõnest mööda suudad vahepeal sõita, ka tekitab tunde, et näed, kellestki ikka suudan mööda veel sõita. Ja nii tõeline. Et päev läks korda? Absoluutselt, väga mõnus päev. Karujärve rattamaraton toimus sel aastal juba 8. korda. Väikesest sõprade poolt ühise ettevõtmisega alguse saanud sõidust on tänaseks kasvanud elujõuline ja korralik rattamaraton. On tore, et pea igast Eestimaa otsast leiab omapäraste radadega ja hästi korraldatud sõidu. Ja just neid pakub Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari ka uuel 19. hooajal. Tänavusest hooajast teeb kokkuvõtte rattamaratoni sarja peakorraldaja Allar Tõnissaar, kes piilub ühtlasi ka tulevasse hooaega. Tegelikult võib natukene öelda, et üle kivide ja kändude, sest et esimest korda me hakkasime tegelema 3 distantsiga. Natukene oli keeruline neid algul märkida ja arvutada, et kus see rada täpselt ära peab keerama.
Samuti jäid mõningatel etappidel need distantsid, pikemad distantsid lühemaks, kui me planeerisime, sest et ilm oli häbemata kena. Me oleme alati kurtunud oma sademete pärast, aga seekord olid soojad ilmad ja rada kõva ja nii edasi, et arvasime, et läheb kauem. Ühesõnaga natukene üle kivida känduda, aga tegelikult me oleme õigel teel, et see 3 distantsi ennast õigustab, need inimesed jagunevad õigemini ja paremini raja peale ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et siit saab ainult paremaks minna. Järgmisele aastale, kuidas ette vaatad, mida sealt ootad, mida võivad meie sõitjad oodata? No, meil ju roteeruvad etapid ja mõned lähevad sellel aastal või järgmisel aastal väikesele puhkusele, aga meil tuleb ka uusi etappe, nii et natukene veel kannatust ja varsti ütleme selle välja, et enne lõpetame veel muidugi selle hooaja pidulikult ära 3. novembril peale rattalaata ja selleks ajaks kindlasti on ilmunud ka järgmise aasta kalender ja kuupäevad. Kõik hooaja tulemused leiab aadressilt estoniancap.ee. Samuti saab seal sirvida ka pildigaleriisid. Kohtumiseni juba järgmisel hooajal.